Hirmsasti tahtsime minna küll reisima ja trippima ja asju tegema, aga siis tuli pakkumine minna teha Cottonit. Me üldse ei tahtnud minna, sest et me tahtsime teha väikse pausi ja see oli reaalselt niimoodi, et veinikas lõpetame, nädal aega vaba ja siis algab Cotton. Siis too aasta oli see aasta, kus me käisimegi 6 päeva nädalas 12 tundi tööl. Sina said See oli- kõik 8 nädalat Ma minu just olin meelest. 8 nädalat järjest, olin jah 6 päeva nädalas 12 tundi päevas tööl. Et see oli Ja jah, see oli üks viimase minu arust 10 aastaga üks suuremaid vintage'id vähemalt seal meie veinikas. Asi oligi farmi tundides, sest papp oli meil päris hea kokku kogutud selle ajaga nagu 2 kuuga. Me teenisime ikkagi 40 000, kui nüüd päriselt nagu numbreid öelda. Aga miks mitte? Miks me ei võiks öelda? Jah, ma arvan jah. Tere tulemast kuulama ja vaatama Miks mitte podcasti järjekordset episoodi. Täna, Brenda, jätkame seal, kus eelmises meie loo episoodis pooleli jäi, ehk siis arutame sellest, kuidas aastal 2021 me jõudsime esimest korda Griffithisse, siia linna, kus me hetkel elame, ja kuidas meil siis siin minema hakkas ja mis me siis tegime siin. Ja me ei jäänud 2021 aasta, kui keegi mõtleb, et nüüd me elame kõik see aeg siin, siis ei, me ei jäänud siia, me tulime siia 8 kuuks. Me olime siin 2 kuud ja etteruttavalt ütlen ära, et me läksime kohe minema ka. Me läksime kohe minema. Kohe minema. Nii kiiresti, kui sai minema. Jah. Nii et jah, jätkame nendel teemadel. Mulle tundus, et meil jäi tookord pooleli tegelikult sellest, kui me tutvusime enda Austraalia perega, Anni ja Pooliga. Ja siis sealt nagu põhimõtteliselt tulebki nagu lugude seest, me oleme neid eelnevalt väga palju maininud. Ja ma arvan, me tuleme nagu nende juurde mingi hetk tagasi, sellepärast, et muidu me nagu ruttame ette mingitest sündmustest ja asjadest, et point oli see lihtsalt, et me läksime sinna majja elama 8 kuuks. Ütleme, me olime umbes 3 kuud tegelikult seal. Jah, me olime 2,5 kuud kuskil aprilli alguses. See ei ole lõppkokkuvõttes jah, oluline, see ajaaken oli enam-vähem vähe. Ja me saime nendega väga hästi läbi, nad võtsid meid oma perre, väike meeldetuletus lihtsalt nagu, mis need nii-öelda punktid olid. Nad õhtusöögid olid perekeskmes, meid kutsuti samuti lauda, meile tehti samuti süüa ja see oli meie siis ühine keel, söögi tegemine. Ja siis me läksime, üks asi veel, et mina ju tol hetkel ei rääkinud üldse inglise keelt väga. Väga mitte, jah. Ja me käisime veinikas tööl ja siis meil oligi see teema, et minge kuulake nüüd, me paneme siis veinikate episoodidele, et mis seal oli 23, 24, 25, et mingi 8.1 ja 8.2 tuleb sinna, et sealt siis tuleb meie see nii-öelda, mis nüüd hakkab tegelikult juhtuma, et me oleme siis 2021 jaanuar, veebruar, märts põhimõtteliselt, et me sellest rohkem ei räägi, et see on nagu 3 episoodis pikalt ära seletatud, kuidas ma vihkasin oma tööd, vihkasin oma elu, samal ajal Hansul oli täiega tore, on ju. Jah, kuigi lihtsalt igaks juhuks mainida ka, et seal episoodides me ei räägi ainult esimesest aastast veinikas. Ja me räägime, vaid me räägime 2., 3., 4. aasta veinikas ka, eks ole. Aga me räägime minu meelest päris detailselt, kuidas me sinna läksime, mismoodi kandideerimine oli ja nii edasi. Seal on päris põhjalikult räägitud sellest, jah. Et jätame selle tööosa sealt välja, seda ei ole vaja rääkida, kuulake sealt ja teine osa siis oligi see, et siin üks asi, mis ma tahtsin öelda sellega, et inimesed teevad, reisid ringi ja oled backer, kõigi teed on hästi erinevad, kõik teevad erinevalt asju, kõigi, ma ei tea, piirid on erinevad ja nii edasi, et üks asi, miks öeldakse ka võib-olla välismaal, sa õpid ennast nagu nii hästi tundma või oma piire tundma, sest sa satud lihtsalt sükestesse nõmedatesse olukordadesse, kus sa õpid tundma seda kõike, on ju. Et meil on ju väga palju sõpru, me oleme seda varasemalt palju maininud ka, et kus olidki inimesed elasid nii-öelda backer house'ides, kutsutaksegi, kus ongi, et ma ei tea, 3-4 magamistuba ja see siis igat magamistuba üürib keegi, on ju. Et see oli meie jaoks kohe selline, et meile väga hostlid ei istu ja selline nagu maja teema siuke share'imine ka nagu ei meeldi, et meie tahtsime siis austraallastega enamasti nagu pigem nagu koos olla. Meil nagu minu arust ei olnud isegi väga see, et nüüd ei sobi kuidagi see maja share'imine, vaid meie point oli nagu ikkagi näha seda kuidagi iga päeva ja päris Austraalia elu, et seda me üritame nagu ka reisides, mis on nagu üpris tähtis asi meie jaoks, et süüa seal, kus on kohalikud ja seda kohalikku kultuuri nautida. 5 tärni hotelli võid minna igal pool ja see kõik on enam peaaegu sama, on ju. Just. Jah, see oli ka üks põhiline, et me tahtsime näha nagu
et me ei tahtnud, väga tore on teiste backeritega ka koos aega veeta, me veedame tööl nendega niikuinii aega, me võime nendega vabal ajal aega veeta, aga me tahtsime koos elada austraallastega ja see oli üks point, teine point oli see, et inimesed hoiavad oma maja. Et siis sul on nagu tingimused üldiselt paremad, kui need on share itud majas nii-öelda ja see maja ei kuulu tol hetkel kellegile, kui see on niimoodi jagatud on ja. Minu point oli see, et kui ma teen farmitööd, mis minul tuli väga raskelt, et ma tean, et on inimesi, kellel on mingi, ei, mulle nagu pakub huvi ja on tore ja et eesmärk vajab tegemist, kes siis, ma ei tea, kogub raha või kes kogub neid farmitunde või ma ei tea, on ja igal ühel oma eesmärgid, siis vahet ei ole, mis minu see lõppeesmärk oli, see tuli mulle tohutult raskelt ja mulle tundus ka, et teistel kõigil läks natukene lihtsamini. Et loomulikult ma ei oska hinnata seda tegelikult, ma ei tea, kui lihtne teistel on ja, aga vähemalt nii palju, kui me sellest rääkisime, siis nüüd ma tean paari inimest veel, kellega ma täna suhtlen, kes on minu sõbrannad, et neil on samamoodi, neile tuleb nii raskelt, aga et see pigem, need kõik inimesed on hästi loovad inimesed. See tundub loogiline selles mõttes, et see väga monotoonne ja väga siuke vajuta nuppu päevast päeva, lükka harja päevast päeva on see farmitöö, et... No mõni farmitöö veinikas, sa pead väga palju mõtlema, käima, tegema, oleneb, mis positsioonil sa oled. Ikka tuleb raskelt, nagu jah. Aga ja, tegelikult kui ma praegu mõtlen, siis kõik need inimesed, kellega ma olen rääkinud, et mina nüüd enam ei tee seda farmitööd juba mitu aastat, aga ma ju kõrvalt räägin oma sõbrannale, et ma tean, et nagu mul oli samamoodi ja talle nagu ka tundus, et teistel võib-olla nii palju seda ei ole, on ju. Ehk siis lõppkokkuvõttes minule tuli see raskemini, mulle vähemalt tundus nii, et teistel oli mingi, ei, aga vaata raha on ju, et saaks päeva lõpuni olla, et raha, mõtle. Saatsin viimaste tundide eest 60 tunnis või midagi. Ei, nagu null motivatsiooni, mind ei motiveerinud see raha. Et minu jaoks on nagu raha on loomulikult oluline, rahaga saab väga palju asju teha ja raha on väga tähtis. Aga seal kõrval see, et mis keskkonnas ma töötan, et mulle vähegi natukene võiks meeldida see töö või et mul oleks huvitav, et need asjad on sama olulised. Et ma ei suuda ennast üksinda selle rahaga motiveerida ja siit tuleb igasugu lugusid edasi, nagu kui me jõuame, kus ma jäin nagu haigeks või oligi, ma olin nagu mentaalselt täiesti sodi, füüsiliselt täiesti sodi ja nii edasi. Aga miks ma seda kõike räägin, on see, et minu jaoks siis oli väga oluline, et kui ma nagu lähen iga hommik põhimõtteliselt nuttes tööle, ma tulen koju, nutan, siis mul on vähemalt kodus mõnus olla. Et mul on mõnus tuba, mul on hea voodi, kus ma ei maga nagu mingi banaan on ja mingi kõveras ja krimpsused nagu normaalne madrats, korralik. Ma ei pea muretsema, kas mul on mingid ämblikud või maad kuskilt uste vahelt sisse roninud on ja. Et mul on seal soe ja nii edasi. Nii et see oli siis üks põhjus, miks me siis niimoodi valisime neid elamisi ja miks meil siis Anni ja Pauli juures oli nagu nii tore olla, et üks asi me rääkisime, et see maja oli full villa ja basseinid ja kõik asjad, et siis vähemalt see korvas seda, et ma läksingi peale tööd, ma läksin ujuma. Ma kõndisin oma toast ujukatega paar sammu ja ma läksin ujuma. Et selles mõttes need 2 kuud sain mina esimene aasta kindlasti niimoodi üle elatud, et see tööelu ja siis see elu, mis mul pärast tööd oli täiesti öö ja päev. Ja. Ei, see kindlasti aitab ja samamoodi vastupidi meil nüüd otseselt nagu midagi väga katastroofilist ei ole olnud, aga oleme ju rääkinud väga paljude inimestega, kes Austraalias on ja teevad sarnaseid asju, mis meie, et kui sul siis seda head kodu ei ole või kodu on crap, on ju, siis see nagu kuhjab veel selle otsa, on ju, et oled seal 12 tundi farmis, siis lähed koju, kus on ka kõik on nagu kehvasti, et siis selles mõttes see on, eks ole, igas eluvaldkonnas, et vahet ei ole, kas sa teed farmist. Seal ongi nagu lõpuks see vaata, et me ka ju alguses, kui me tulime, me ei osanud isegi mõelda ega küsida seda. Hiljem me panime kohe kuulutus, et meie magamistoas peab olema konditsioneer ja mingid sellised asjad, et kui sa tuled, sa ei tea. 6 kuud elad ilma konditsioneerita, siis järgmine kord kirjutad. Et ongi see, et sa ju ei puhka välja, kui meil on väljas 40 kraadi, sa öösiti veel näiteks töötad, sa ei puhka lihtsalt välja ja kaua sa siis magad niimoodi, et sa ei puhka välja, et sa oledki lõpuks täiesti nagu sodi ja see ju
mentaalselt ja kõigele mõjub nii jõhkralt. Teine asi, et nagu mida ka kuulnud on ju, et sa tuled töölt koju, väljas oli mingi 38 kraadi, müttasid seal mingi, ma ei tea, tänkid vahel on ju. Ja sa jõuad koju, kõht on räigelt tühi, sa oled, ma ei tea, toidu ette mingil määral preppinud või ostnud või mis iganes ja sa tahad minna lihtsalt sööma ja pessu ja magama või ma ei tea, on ju, siis ongi see, et sa ootad kellegi järgi, keegi köögis toimetab või siis teine variant on see, et keegi on jätnud enda järelt kõik, nõudekas on fullis, puhtaid nõusid on ju, aga siis on nagu mingid mustad pannid asjad. Ja siis on ka see, et okei, et nagu, ma ei tea, variant siis kasuta oma panni on ju, aga mis sa siis hakkad magamistoas selle panniga käima või? Yeah. Et selles mõttes, et teised ju kasutavad ka lõpuks sinu panni. Ma nii õnnelik, et ma enda jutus elan. ja siis ongi see, et sa tuled koju, okei, sa ei viitsi pärast ka neid nõusid pesta, teeme nõudeka kõigepealt tühjaks, sa teed selle 5 inimese nõudekaid tühjaks iga päev on ju. Siis kõik see, et nagu sul on nõud pesemata mingid asjad, see, et sul on nagu mingi terve lett ja laud siis puru ja mingeid asju täis. See on nagu kindlalt igal pool vaata enam-vähem. Et kindlasti on väga palju inimesi, kes käega klapib ja kellel on kõik üli hästi, aga ma räägin siis nagu seda poolt, mida mina olen üritanud vältida ja mida mina olen siis kuulnud inimestel. Ja siis sa tuledki töölt koju, sul on nii siiber, nii kopp ees, teed seda sitta, fucking farmid terve päev. Mis iganes sa seal teed, vajutad sa nuppu, tassid mingid voolikuid, ma kaalusin tol hetkel ise 49 kilo, ma olin täielik kribukont ja ma tassisin seal 25 kiloseid kotte 38 kraadise kuumusega ja nii edasi on ja siis sul on nii kopp ees sellest 12-tunnisest päevast ja sa tuled koju ja siis sa ei saa lihtsalt elementaarseid asju teha nagu süüa ja minna pessu, sellepärast et kas keegi on ees, keegi pole enda järelt ära koristanud. Keegi on ees sul pesus ja mõtle, ma kuulsin mingis selles majas oli elanud 7 inimest. 7 inimest ja neil oli 1 WC ja vannituba. Ja need kõik, kujuta ette nüüd, et kõik inimesed tulevad enam-vähem samale, nagu sa lähed 7. pessu. Pekis. Ei, viimase 2-3 aasta jooksul ma olen aru saanud, et mina hea meelega maksan selle eest, et üksi elada. Ma olen ka nõus selle eest rohkem maksma. See on minu jaoks väga suur, pluss muidugi meil on veel lisaasjad, meil on mingid podcastid asjad on ju, aga lihtsalt see, et see on huvitav, ma enne selle peale kordagi mõelnud, aga et siis kui oledki backer, siis põhimõtteliselt see et see ongi siuke loterii allegrii, et see voodi, mis saad, see on, vaata. Sest kui sa oled backer, sa ei lähe mingid madratsit ja voodit ostma endale, on ju. Et ma ei ole kuidagi selle peale enne mõelnud, et siis ju siis läks enam-vähem okeilt kõikide nende vooditega meil. Et osad olid siuksed, olid paremad, olid halvemad, aga et jah, ma ei ole sellele ise niimoodi nagu kordagi mõelnud. Mina tean, et mul sõbranna nagu nad reaalselt õnneks, kuna majas olid nagu, said kõik omavahel väga hästi läbi, siis ühel tüdrukul olid seljaprobleemid. Või mitte seljaprobleemid, aga tal oli selg nii-öelda tundlikum ja siis oligi see, et nad vahetasid lihtsalt nagu madratsid ära, et teisel oli fine. Et siis aga nagu sa ei saa minna öelda majaomanikule, kuule, viitsid osta mulle nagu normaalne uus madrats, nagu kõva okei madrats, sest kõigil on ju erinevad eelistused, on ju. Aga madratsi hinnad on veits kaidid, et sa ei saa seda öelda. Aga ma ise mõtlen ka, et nagu praegu on vale võrdlus tuua, praegu me reaalselt elame Austraalias, me nagu see ei olekski enam okei, kui me jagaksime kellegiga nagu elamist. Me oleme 7. aastat siin, kaua sa elad teiste inimestega koos selles mõttes, aga kui sa oled seljakoti rändur, siis sul ei jää midagi muud üle, et sul lihtsalt puht füüsiliselt ei ole sul võimalik ju iga 3 kuu või 2 kuu tagant üürida mingit elamist. Nii et jah, ütleme siis, et pluss meil oli seal Annie Pooli juures, meil olid koerad, meil oli kass, meil oli oma Ilves, meil oli jäigi, kas me rääkisime Ilvese loo vist ära, on ju? Me rääkisime ära see, mis esimene aasta nii-öelda enam-vähem toimus. Ja pere võttis meid täiega omaks ja põhimõtteliselt kätte ongi nüüd jõudnud aprillikuu. Jah, või võib nii palju öelda, et märtsikuu lõpus, kui me olime Veinikas, siis nagu me oleme vist enne rääkinud, kes teab, siis me hetkel oleme oma Austraalia 2. aastal, ehk siis kui me tahame 3. aasta viisat taodelda, siis meil on vaja teha 6 kuud farmi tööd ära.
meie viisa algas septembrikuus, nii et kuu aega me olime veel maisiliinil tööl, nii et sealt me saime oma 1 kuu kirja. Siis ütleme 2,5 kuud me olime nüüd Veinikas, eks meil oli 3,5 kuud põhimõtteliselt koos, meil oli 2,5 kuud vaja veel tööd teha, et viisat pikendada. Oma 3. aastat viisat saada. Ja siis hirmsasti tahtsime minna küll reisima ja trippima ja asju tegema, aga siis tuli pakkumine, et minna teha Cottonit. Ja ma mäletan, me üldse ei tahtnud minna. Vana hea Cotton Ginni siis tööle Cotton Ginni tehasesse. Me üldse ei tahtnud minna, sest et me tahtsime teha väikse pausi ja see oli reaalselt niimoodi, et a la Veinikas lõpetame, nädal aega vaba ja siis algab Cotton. Et jah, me tahtsime tegelikult väikest pausi sisse jätta 2 nädalat, kui me uuesti tööl lähme, aga... Sest too aasta oli, kui nüüd me räägime tõesti, Veinika aastad on olnud väga nagu kehvad pärast seda, siis too aasta oli see aasta, kus me käisimegi 6 päeva nädalas 12 tundi tööl, sina said kõik 8 nädalat minu meelest. Olin 8 nädalat järjest, olin 6 päeva nädalas 12 tundi päevas tööl. Et see oli üks viimase minu arust 10 aastaga üks suuremaid vintage'i vähemalt seal meie Veinikas. Ja see oli selles mõttes ka, et nagu asi oligi farmi tundides, sest papp oli meil päris hea kokku kogutud selle ajaga nagu 2 kuuga. Me teenisime ikkagi 40 000, kui nüüd päriselt nagu numbreid öelda. Aga miks mitte? Miks me ei võiks öelda? Jah, ma arvan jah, 40 000 või 40 000 minu meelest, kas me ei pannud kõrvale? Ei pannud. Ma arvan 40 000 teenisime. 40 000, ma mäletan, et 40 000 oli see summa, sest mingi aeg ma tegin sellest mingit postitust. Aga see oli siuke väga nagu, niimoodi enam-vähem võetud on ja, et see number võib vabalt suurem olla veits. Et kui me räägime nagu nendest farmi asjadest, siis minu meelest on jumal okei öelda nagu päriselt summasid asju ka, et mis me muidu mingit mulje ajame. Et tolleks hetkeks oligi, ma juba mainisin, mul üldse ei meeldinud on ju, farmi tööd teha ja nii edasi. Ja nagu üldse mitte see, et ma oleks pipar olnud, et oh my god, mina mingi seda kotti ei tõsta ja seda ei tee. Ei, mul ei olnud üldse nagu probleem selles, vaid lihtsalt tüütu, mõttetu, täiesti igav, mentaalselt raske töö ja nagu väga-väga raske. Igal juhul. Nii et meil oli nagu hea papp oli kokku kogutud, kõik oli nagu väga hästi. Ta oleks võinud lihtsalt chillida ja nagu tegelikult Pool ütles ka meil, et ma mäletad, kuidas see tol ajal kõlas või? Vaata, me olime siia tulnud on ja mis me olime 1,5 aastat siin olnud ja Pool ütles sellise lause, et ta teab nagu väga palju farmereid, tema puutub väga palju tööalaselt farmeritega kokku üle terve Austraalia. Öelge, mis te teha tahate põhimõtteliselt. Ja siis ma nagu võtan inimesega ühendust. Siis me ka mingi, mis asja, me tahaks teha Queenslandi minna, on ja see on mingi et seal on mingid veiseteemad, see on mingi loomadega ma ei ole nõus, nagu loomafarmi ma ei lähe never. Et nagu ma enne nälgin ja ma enne lähen minema siit Austraaliast või ma ei tea, aga nagu loomafarmi ma ei lähe, et see on nagu minu kindel piir. Ja siis me mingi Queenslandis võib-olla väga palju ei ole just nagu neid valikuid, mida ma oleks taht teha ja siis me nagu mõtlesime, siis tuligi tegelikult see Cottoni pakkumine. Nii et asi ei olnud ka selles, et me ei taht Cottonisse minna, meil oli farmi tunde vaja teha, vaid tegelikult ka Pool ütles meile, et põhimõtteliselt öelge, mis te tahate ja ma helistan farmerile ja te saate minna, kuhu te tahate. Ma mäletan, kuidas see kõlas oli mingi... Issand, mis inimene, oh my god, ta teab kõiki farmereid, kus see võimalik on ja täna Hans teab ka neid farmereid. Et nagu tol hetkel see kõlas nii suurelt. Aga see oli ka maagiline aeg, eks ole, see oli see ilus aeg, kus kedagi Austraalias ei olnud, piirid olid kinni, põhimõtteliselt mõtle välja, mis sa teha tahtsid ja mine ja tee, on ju, et see oli siuke maagiline aeg. Sellest on meil ju ka podcast episood kuskil, ma ei tea mitmes see on, kus me räägime sellest, kuidas me otsustasime, et me tripime, aga see oli liiga külm ja siis me ei tahtnud raha väga palju kulutada ja siis me... see on mingi meie lugu 6 äkki. Otsustasime, et vaata, viskame mingi kuulutus üles ja meil tuli öösel 8 tunniga üle 50 tööpakkumise. Et see oli nii-öelda see COVID aeg, kus COVID oli vist mingi 1,5 aastat möllanud, siis oli see, et keegi kuskil tööd ei saanud ja siis kui 1,5 aastat läks mööda, siis kõik need kes olid juba oma rahad läbi põletanud, pidid ära minema ja siis jäi siia väga vähe päkkereid, aasta otsa ei tulnud päkkereid peale, põhimõtteliselt Austraalia kogu farmindus, selleks hetkeks oli aasta, kui meie seda tegime.
ma mõtlen seda. Ja, Ehk siis nagu kogu farmindus Austraalias on üles ehitatud backerite peale ja aasta otsa poolt kedagi sisse tulnud, siis on ilmselge, et noh, meil siukesed nii-öelda see, et niimoodi need pakkumised öösiti tulid. Aga see on väga minu meelest siuke crazy lugu, mis on nagu, kui praegu siuke asi oleks, nagu ma ei kujuta ette. Ja. Ei no enamus farmerid oleks pankrotti läinud juba, kui siiamaani kestaks niimoodi. Et, Ja, ei, aga seal oligi ju tegelikult see, et me sõitsimegi mööda ja tegelikult oligi apelsinid maas mädanesid ja nagu pooled tegelikult nii-öelda pool toit riknes Austraalias lihtsalt ära, sest ei olnud tööjõudu, kes oleks need üles korjanud ja teinud. Ma tean, et seal on näiteks õunafarmid, kus selle asemel, et hakata õunu korjama, nad hakkasid kohe puid pügama, sellepärast, et kui nad ei oleks nii vähe tööjõudu oli, et nad ei oleks selle lühikese ajaga jõudnud puud pügatud ja siis puud lihtsalt lähevad hukka. Ehk siis nad isegi ei proovinud korjata. Nii et see oli siuke, see oli crazy aeg. Aga jah, siis tuli meil see pakkumine ja me väga vastu tahtmist võtsime selle pakkumise vastu. Ja see oli veel niimoodi, et mina üldse ei tahtnud minna. Ja me teadsime tol hetkel sealt samast Veinikas, kus me töötasime, meil sõbrannad ja tuttavad ja mul sõbranna läksid ka sinna Cottonisse tööle. Et see on mingi, tegelikult on päris hea, et lihtsalt me puhtalt farmitundide pärast läksime sinna. Ja sina veel nagu lõpuks ütlesid, et sa arvad, me peame minema. Mina ei oleks läinud lõpuni välja. No, mina ees otsasin. Sina võtsid selle otsuse lõpuks vastu. Et jah, mina võtsin selle otsuse vastu ja ütlesime jah, ja siis oligi, kas ta oli nädal või 10 päeva oli minu arust see, kus me Veinika lõpetasime ja läksime kohe, see oli jälle siuke 1200 kilomeetrit eemal äkki või, suundusime tagasi Queenslandi lõunapiiri äärde ja suundusime siuksesse väiksesse linnakesse nimega Dalby. Ja Dalby on tõesti väike, seal elab paar tuhat inimest äkki ainult, või rohkem või, mul põõrna, kui palju seal inimesi elas. Mingi 5000 inimest äkki. Jah, ma pakun ka, siuke Türi. Mis on Türi? Türil oli palju rohkem. Ei on 5000. Ei tea. Sina tulete 10, ma ütlen 5 ja siis mul tegelikult õigus. Ja siis me kolisime sinna, et alustada oma Cottoni hooaega, mis alguses, kui me vist lepsime kokku, kas pidi kestma juuli lõpuni või? Mäletan ma õigesti. Ja see oligi, et me lähme aprillis, kuskil mingi poole aprilli pealt algas, et siis me täpselt juulini teeme ära ja siis me saame ilusti nagu puhvriga saame 3 kuud oma farmi tunde. 3 kuud farmi, nii et meil on 2,5 vaja, et siis on nagu kindel laks. Põhjus, miks me tegelikult läksime Cottonisse oligi see, et see vahemik oligi aprill kuni juuli, et me teadsime, et me saame kindlalt oma farmi tunnid tehtud, et me rohkem ei pea pärast seda farmi põhimõtteliselt tegema, kui me ei taha enam kunagi teha. Ehk siis, et pärast seda me lähme tripime pool aastat ja me ei tee mitte midagi. See oligi kogu asja point meil, et me teeme farmikad ära ja siis me tahtsime nagu pool aastat reisida mööda Austraaliat. Ja miks me siis ei võtnud seda nii-öelda poolipakkumist vastu, kus ta ütles, et helista, ütle, mis sa teha tahad, ta sebib meile kontakti. Et siis oligi see, et me ei tea vaata, et sinu see point oligi see, et me ei tea, et kui me lähme järgmisse kohta, võib-olla teeme seal 4 nädalat, siis peame jälle uude kohta minema, et meil on nagu selles mõttes hea amps Cotton Gin ära teha, et meil on tuttavad inimesed seal, kellega me juba koos oleme töötanud ja lisaks sellele me saame ühe otsaga ära teha ja juulis lähme ja teeme, mis me tahame teha. Juulis teeme, elu aasta hakkab. Lõpuni. Ja, aga siis oligi niimoodi, et läksime sinna Dalbisse. Saime endale uue elamise. Me käisime veel enne seda Gold Coastil sinu sünnipäeva veetmas. Käisime jaa. Hiltoni hotellis olime veel. Ei olnud Hiltonis, aga Meritonis või? Ei olnud Meritoni. Ma ei tea, ühesõnaga kuskil hotellis olime pilvelõhkujas. Kuskil hotellis, jah. Merevaatega tuba. Jah, nii et me läksime otse Griffithist Gold Coastile. Olime paar päeva hotellis ja siis sealt läksime Dalbisse, sest Gold Coastilt Dalbisse mingi 3 tundi sisemaale. 3 tundi, jah. Nii et jah, ja siis mis seal ikka Cotton Gin hakkas pihta, eks ole. Mis ma ütlen Cotton Gini kohta?
no räägi, võib-olla alustuseks, mis see cotton gin on, Ja, kui inimesed ei tea. cotton gin on selline koht, mis põhimõtteliselt töötleb cottonit ehk siis puuvilla. Puuvill korjatakse põllu pealt ülesse ja siis seal erinevatel protsessides, mina ei suuda teile öelda kõike, mis need protsessid on, aga igastahes puhastatakse, töödeldakse ja lõpuks siis pressitakse kokku selliseks tihkeks kuubikuks, mida on siis hea lihtne transportida. Ja põhimõtteliselt on meie töö lihtsalt jälgida, et süsteem töötab enamjaolt, eks ole, erinevad need positsioonid seal cotton ginnis, et kes toob järjest neid mooduleid juurde, suured cottonipallikesed. Brenda oli seal presside juures, vaatab põhimõtteliselt, et pressid ilusti töötaks ja võtab seal paar samplit ja mina siis olin kahveltõstuki peal, nagu me eile rääkisime või eelmises episoodis ja mina siis tassisin neid klotsikesi minema. Ja siuke ongi cotton gin. Ma räägin natukene võib-olla nagu ussi mängul, vaata, me rääkisime veinika näitel, et sa võid nagu hiire justuni on ju, et põhimõtteliselt niimoodi sa pead seal mingeid voolikuid asju, siis ma räägin nagu sama mõttega selle teekonna siis läbi, et mis positsioonid seal on cotton gin'i mõttes. Ehk siis tegelikult on ju, mina ei tea, kuidas neid töid kutsud, ongi need, kes siis harvestivad põhimõtteliselt seda cottonit on ju, et need on nagu eraldi cottoni farmitöö. See ei ole seotud selle tehase tööga, kus meie siis töötasime, on ju. Yeah. See ei ole cotton gin siis. Et põhimõtteliselt sealt tulevad suurte rekkadega tulevad siis siuksed suured cottonipallid, nagu Eestis on heinapallid. Yeah. Lihtsalt hästi palju suuremad. Suuremad, jah. Kõvasti suuremad. Ma ei teagi, neid tuleb mingisugune terve hunnik ju, mingi 12 tükki või midagi, need on hiigel suured, nii et nagu ühe rekka peal. Ühe rekka peal, jah, midagi ta on jah, siuke 12, ma arvan, 12 on päris hea number, ma arvan, jah. Ja põhimõtteliselt tuleb siis rekka, toob need džinni, ma räägin ka hästi lihtsustatult seda nagu otsast lõpuni. See ei ole seotud siis meie tööga, et kui meie sinna nii-öelda džinni, kui sina lähed džinni tööle, siis sina ei saa minna selle cottoni rekkajuhiks on ju, et see on juba farmi poolt, et nemad toovad, põhimõtteliselt see algab sellest, et nemad tulevad džinni sisse, toovad need pallikesed sinna ja siis esimene üks positsioonidest ongi moonbug'i on ju, on selle nimi või? Ja siis tavaliselt, näiteks meil üks inimene töötas selle peal, võib-olla isegi 2 inimest töötavad selle peal. No, sul ongi tavaliselt vähemalt nii palju, kui me teame, võimalik, et on erinevad, aga ongi tavaliselt on 2 moonbug'i operaatorit ja moonbug'i on selline suur masin, millel on suur lint, millega ta saab tõmmata neid cottonipallikesi nii peale kui ka maha laadida neid. Ja siis tavaliselt ongi üks inimene nii-öelda jardi moonbug'i peal, mis tähendab siis seda, et tema võtab vastu rekkaid ja laeb sealt maha need pallikesed ja paneb need aeda maha ja siis teine inimene on siis džinni moonbug'i nii-öelda, kes siis toob sealt aiast neid cottonipallikesi ära, toob neid džinni, nii et tavaliselt on 2 inimest. Ja siis džinni tulebki tehasse sisse, on selline nagu riba, lint, nagu poes on see poelint, vaata. Lihtsalt seal on elu suuruses lint, kus siis moonbug'i toob selle pallikese sinna lindi peale ja seal on inimene, kes siis, kuna see cottonipall on niisuguses kile sees, siis on üks inimene, kes põhimõtteliselt lõikab noaga alt siis selle kile läbi ja peab selle kile siis nagu mingi kindla liigutusega kätte saama, et see ei läheks lindi peale. Ja see on üsna selles mõttes ka väga ohtlik või nagu, ma ei tea, kas ohtlik, aga selles mõttes, et seal peab olema ikkagi väga ettevaatlik, et sa ei jää selle cottoni alla. Sest ma ei tea, kui mitu kilo see või kui mitu tonni see cottonipall tegelikult kaalub. Ma ka täpselt ei tea, jah. Ja see on siis feederbay töö on ju. Eks seal on veel igasugu nipet-näpet töid, aga me räägime lihtsalt väga lihtsustatult seda. Ja siis see cotton liigub sealt lindi pealt kuskile masinatesse ja siis on nagu suur džinn, kus on mingi 1 miljon erinevat etappi, kus kohas see nii-öelda cotton läbi käib, kuniks ta lõpuks siis jõuabki pressi. Ja siis pressis on tavaliselt, olenevalt džinnist, vanematel džinnidel on natukene rohkem peab inimene seal tööd tegema, uutematel on see rohkem masina. Automatiseeritud. Ja, just. Ehk siis näiteks meil töötasid siis tüdrukud, mina töötasin siis näiteks Books and Bagsis, õudne, kohutav, täiesti nagu, selles mõttes ta on, me jõuame selleni ka kohe, et tegelikult
me räägime tahetud tööst, see on väga hea töökoht see on väga hea töökoht tegelikult. Sinna on väga suur konkurents. Kui sa võrdled seda oa või maisiliiniga, Jah. siis see on paradiis. Jah. Aga kui sa lihtsalt teed seda mitu kuud järjest, 6 päeva nädalas, 72 tundi nädalas on ju, siis see lihtsalt muutub kohutavaks. Ja me kohe räägime nagu sellest osast, aga ühesõnaga meie siis Books & Bagsis ongi siis see, et see suur klots tuleb pressist välja, kottoni klots, mis siis sõidab ise, tegelikult ta sõitis ise kotti, sina lihtsalt vajutasid õige kaal, tore, tegelikult arvutiga näitas seda, ise tegelikult ka seal see mehaaniline osa lõikas selle sample'i välja, ei oska rääkida nagu normaalselt sellest, proovi lõikas välja. Jah, aga ma arvan, et see on normaalne, et siin nagu tuleb inglise keelt sisse, et et sa ei ole kunagi eestikeelses cotton ginnis töötanud ju. Jah, just. Ehk siis et siis oligi 2 tüdrukut tavaliselt seal, et üks oli siis nii-öelda sample'i poole peal, teine oli siis koti poole peal või nagu tegelikult vahet ei olnud, me tegime mõlemat. Ehk siis lõpuks on see, et minu tööülesanne lihtsalt nagu ma üritan, nagu oligi see, et seal on erinevad ticketid, ehk siis numbrilised koodid, kaardid, mis iganes. Ja minu töö oli siis põhimõtteliselt, et kui see kottoni klots tuli lindilt, siis ma vajutasin nuppu ja siis selle koti, see klots pööras minu poole koos koti suuga ja mina pidin selle koti suu ühe liigutusega kinni panema ja sinna külge panema tiketi mõlemalt poolt siis. Ja siis välja saatma selle. Ja teine osa seal siis oligi, et seesama ticket läks ka sample'i külge, igast sellest klotsist võeti proov, mis siis läks, ma ei tea, mingisse masinasse, kuhu me rullisime 60 sample'it ühte rulli, mis jäi siis, mina ei tea, prooviks meile on ju. Ja sealt edasi liikus see siis forklifti inimesele, kelleks olid sina. jah, klots tuli majast välja ja meil siis olenevalt, kelle klots oli, eks ole, et seal on nii-öelda nende kasvatajate kaupa, et kelle oma klots on, siis pannakse erinevatesse kohtadesse ja siis päeva ajal käivad rekkad nendel klotsidel järgi. Nii et päeval siis pidi neid klotse ära panema ja ka samal ajal klotse laadima rekkasse, öösel pidi ainult klotse ära panema, et öösel rekkasid ei käinud. Ja cotton ginni hooaeg on talvel. Ehk siis see tähendab, et kui sa töötad õues, siis on seal väga külm, kui sul ei ole just mingit fancy't soojendusega forklifti on ju. Jah, meil ei olnud. Jah, aga jah, siis seal on veel prügiautojuht on ju ja bla bla bla, selles mõttes mingid ja üks inimene koristaja. Koristaja jah, et tegelikult meil oligi Books & Bagsi tiimis oli 3 tüdrukut ja siis oligi see, et 2 päeva oli Books & Bagsis, 1 päev koristasid, 2 päeva Books & Bagsis, 1 päev koristasid, siis oli 1 vaba päev. Ja siis hakkas sama rida peale. Ma ei tea, kas enam nagu on jälle seal ginnis enam ei ole niimoodi, et üldse neid 6-päevaseid vahetusi tehakse. Nüüd on vist 5-2 või? Ja nüüd on nagu nad teinud normaalse süsteemi, ehk siis, et sa nagu, et kui sa töötad Books & Bagsis, siis võib-olla sa 1 päev töötad veel feeder base ja 3. päev oled forklifti juht või midagi sellist. Et see, et meie reaalselt terve hooaja töötasime Books & Bagsis ja kui tüdrukud käisid rääkimas ka, et nagu tahaks midagi muud teha või proovida ja et nagu, et see on nii jõud, nagu sa oled seal päevast päeva, see nagu kammib ikka korralikult, katus sõidab ära. Ehk siis see oli, meil oli muidugi selline, ma ei teagi, mis ma selle manager'i kohta ütlen. Tal on suva, Ei, tal ei olnud asi sellest, tal oli see, et naised on Books & Bagsis, vaata. Ehk siis seksistlik, jah, just täpselt. Ehk siis tal oli see, et ei, et naiste töö ei ole kuskil feederbase või kahvelsõidukiga sõita, vaid naised on Books & Bagsis võtavad nuppu. Ja seda manageri täna enam ei ole seal ja asjad on muutunud selles mõttes ja nii edasi on ju. Aga jah, saime siis kiirelt ülevaate teile antud, milline see cotton ginni töö on ja suures pildis on cotton ginni töö üks tahetumaid farmitöid, kus kohas saada farmitunnid kirja, kus saada väga head palka, kus on üsna stabiilne graafik, võrreldes enamik farmidega, kus on nagu ilmast väga palju sõltuv ja nii edasi. Nii et suures pildis see cotton ginni töö on ikkagi suur konkurents, sinna väga tahetakse minna ja see on eestlaste seas väga populaarne, et kui me oleme rääkinud sellest nii-öelda
eestlaste ringis, siis üks nendest on Cotton, sest ta on ka selline, et sa vaata ei pea minema. Noh, et farmitööga on ka see, et kui sa pead minema järgmisesse kohta, et siis see ei ole see, et ma sõidan Tartust Tallinnasse, lähen Tallinnasse tööle, vaid võib-olla sõidadki 1000 kilomeetrit maha, on ju, ja siis sul on koolitused, tiksud seal mingi 2 päeva, 8 tundi, noh, palju sul ikka selle eest makstakse, on ju, et see suur palk ja see palk, mida inimesed taga ajavad, ongi ületunni palk, on ju, ja kõik see, et siis et noh, ütleme, et sa ikkagi mingi paar nädalat oled ikkagi kas väikse palga peal või nii-öelda töötu ja keegi ei maksa sulle selle eest, on ju. Et siis tegelikult farme vahetada iga 2 kuu tagant ei ole ka hea plaan suures pildis. Siis sellepärast on ka Cotton väga nagu hea, see tavaliselt on pikk hooaeg seal. Jah, no Cotton on, nagu me oleme ennegi siin mitu korda maininud, on see vein, grain ja Cotton. Et juba neist 3 ta on kõige pikem hooaeg, tavaliselt on ta kõige pikem hooaeg. Teda on väga raske ilmast mõjutada, muidugi kui on suured vihmad ja asjad, siis lõpuks mõjutab ka, aga tegelikult on ikkagi see, et juba enne seda, kui Cottoni hooaeg nii-öelda algab, ju siis hakatakse seda Cottonit sinna aia peale panema, on ju, või sinna jardi. Et noh, võimalik on see, et seal on piisavalt Cottonit, et tehas võib töötada 3 nädalat järjest, et ühtegi rekat juurde ei tule. Et sellepärast ta ongi nagu nii... Jah, et kui tavaliselt viinamarjad tulevad ju veinikas, tulevad otse põllult, nii et kui vihma sajab, siis viinamarja põllu pealt kätte ei saa ja siis ongi kõigil vaba päev lihtsalt. Jah, kui sul nädal aega vihma sajab, ja noh, samamoodi grain harvestiga, et esiteks vihma sajab, ei saa traktor põllu peale ja siis on 2-3 päeva peale seda, kus esiteks peab põld kuivama, aga samas peab ka vili kuivama, ehk siis... et Cotton on selles mõttes väga omapärane töö, et teda üldse nagu see ilm ei mõjuta. Jällegi kõigile meelde tuletuseks, et me räägime siin ikkagi nagu me üritame tõmmata kuskilt mingit joont, et see ei tähenda nüüd, et nüüd ma ei tea, et mõnikord see graini hooaeg ei võiks olla pikem kui Cotton ja mõnikord see Cotton on lühem, et me lihtsalt räägime hästi üldiselt, sest kuskilt tuleb nagu mingid piirid tõmmata. Jah, nii et tegelikult meil väga vedas, et me saime selle Cottonis tööle. Jah, lihtsalt kuna see oligi siis 2,5 kuud ja meil oli siis juhtus niimoodi, et meie vahetus oli niimoodi, et olid kõik eestlased ja üks sakslane. Jah, Hannes. Hannes oli Hannes. Mest oli Hannes. Oli jah. Ja me saime kõik väga hästi läbi ja see oli siis ka asi, mida rääkisid Ginnerid, kes on siis justkui vahetuse vanemad. Et sellist asja pole enne olnud ja me teame ka hilisemates hooaegades, noh meie rohkem sinna tööle ei läinud, aga meil sõbrad tuttavad käisid, et siis draama on kogu aeg olnud. Seal on kogu aeg draamat olnud. Ja meie hooajal ei olnud ja meie vahetuses ei olnud, sest me saime kõik ülihästi läbi, me töötasime 6 päeva nädalas koos ja see üks vaba päev, kui me olime vabad, siis me chillisime ju ka koos, me käisime koos söömas. Üks asi veel, mis Cottonis, mis mulle üldse ei meeldinud, mis ei ole okei, oli see, et iga kuu aja tagant vahetati graafikud, mis tähendab, et terve meeskond oli 6 aega päevavahetuses ja siis me läksime öövahetusse. Ehk siis iga 4 nädala tagant oli sul 2 vaba päeva, aga nende 2 vaba päeva ajal sa pidid vahetama 24 tundi oma graafikut. 12 tundi. Või 12 tundi, mis ei ole okei. Et see oleks võinud siis olla mingi 6 nädalat, et mulle iga kord tundus see, et nagu nädal keha täiesti šokis, midagi aru ei saa, siis teine nädal oli siuke hästi nagu rampväsind ja rõve olla, siis 3. nädal oli mingi, okei, ma elan nüüd selles graafikus, päris hea juba, ja 4. nädal sa olid nagu mingi, harjunud, ja siis 4. nädala sul oli mingi, ma pean hakkama selle nädala lõpus ümber vahetama graafikut. Ehk siis, ja nagu ma ei räägi ainult endast, me nagu rääkisime seda kõik, on ju. Et võiks siis olla 6 nädalat, kui peab nii tegema, et ma saan aru, et 3 kuud jutti keegi öövahetuses nagu ei tohi töötada ja nii edasi, aga jah, see oli ka nagu üks nõme osa. Aga ma ei tea, ütleme siis, nagu me saame nagu rohkem süvitsi rääkida sellest Cottoni tööst, aga ütleme selle ära kohe, et me olime lõpuks seal 5 kuud. Nagu me pidime minema ära juulis pidi hooaeg läbi saama, siis öeldi, et paar nädalat veel, ei juuni lõpus. Juuli lõpus pidi olema hooaeg läbi.
siis öeldi paar nädalat veel, siis oli august käes, siis öeldi paar nädalat veel, siis oli pool augustit käes. Mina olin nii läbi omadega, mul oli nagu reaalselt katus sõitis juba ja ma olin mingi, et mul on nii kopp ees, ma ei taha siin olla ja me ei tahtnud nagu ära ka minna viimased nädalad. Ja selles mõttes, et jah, et tuletan mis meelde, et noh, raha mõistes oli muidugi super, kõik hea, et Cotton ja Vein järjest ja nagu mega suured, mõlemad viimase mingi 10 aastaga suuremad aastad. Aga me olime jaanuarist alates siis, kui me tol hetkel jaanuarist siis septembrini olime käinud 6 päeva nädalas tööl, 72 tundi nädalas. Iga nädal. Eranditult. Ja nagu tuletame meelde, et see ei ole töö, mis sulle nagu meeldib ka teha, vaata. Ehk siis nagu... Nii et meil oli mingi 8-9 kuud järjest 300 tundi kuus töötamist. Ja mis me sellest saime... No me panime sitaks pappi kõrvale, aga nagu täna ma mõtlen väga hea, et me selle ära tegime. Me jõuame selleni, et mis see siis nagu, kui me lõpetasime Cottoni hooaja, mis see kõik meile kaasa tõi. Aga kas see seda väärt oli? Ma täna ütlen jah, et see oli seda väärt. 100% jah. See oli seda kindlasti väärt, sellepärast, et mis me selle najal üles ehitasime. Noh, me istume täna siin, eks ole, et see algkapital tuli sellest aastast tegelikult kõik. Aga kas ma uuesti seda teeksin? Ei, nagu kindlasti ei teeks. Selliste 9 kuud mitte. Ma võin teha, ma ei tea. No seda on nüüd niimoodi, jah, praeguses seisus ma lihtsalt tean, et mul ei ole vaja seda teha enam. Et see on nagu, et kui ma keeraks aja tagasi ja oleks täpselt samas positsioonis. Ma teeks seda uuesti. Ma teeks kõik täpselt samamoodi. Ma teeks samamoodi, sellepärast, et lõppkokkuvõttes meil oli farmi tunde vaja. Me oleks pidanud seda, me tegime seda selle jaoks, raha oli boonus seal juures. Miks me ei läinud ära, oli see, et meil minu meelest tekkiski, nagu meil oli see oma kamp, meil oli nii tore ja siis meil oli juba see, et lähme kõik koos trippima. Ja. Et palju meid seal oli mingi 6 eestlaste, rohkem vist. Meie vahetuses oli jah 6 eestlast. Jah, no teises vahetuses oli veel eestlasi, aga meie pidime nagu koos minema trippima. No mitte koos, aga kõigil oli plaanis minna Põhja-Queenslandis, meil oli mingi lahe, et saame siis koos minna. Ja siis me nagu natukene jäime nagu kauemaks, siis meil tekkis plaan, et me ostame vänni, see oli nagu minu suur unistus alguses, kui me tulime, siis ma nägin neid vänne. See oli meil kohe algusest peale, ikka Cottonis oli, jah. Sa nüüd ruttasid nii kuidagi sinna Cottoni lõppu juba. Ma tahtsin lihtsalt öelda, et enne kui nagu me praegu räägime, oli niimoodi ja niimoodi, et me ei olnud seal juuli keskeni. Kui me oleks olnud seal juuli keskeni, oleks olnud fine. Aga nagu me olime seal 5,5 kuud. 5 kuud. 5 kuud. Me olime seal 5 kuud, 6 päeva nädalas, 12 tundi. Ja iga kuu vahetad graafikut. Ja iga kuu vahetad graafikut, ehk siis no okei, vahel oli see 1 lisapäev vaba, aga see ei, tegelikult see ei olnud lisapäev. Ja sellel vabal päeval lihtsalt tahan öelda, et kuidas su elu tol hetkel, sa põhimõtteliselt, ma ei tea, mis režiimi peal sa elad tegelikult, sellepärast, et sa tõusid hommikul ülesse või õhtul või mis iganes ajal, sa tõusid ülesse. Sa teed oma, ma ei tea, mis toimetused kellelgi hommikuti on, sa teed need ära, siis sa lähed tööle, siis sa veedad seal 12 tundi. Ja sa tuled koju, siis tegelikult sa oled just kui ära olnud oma aja 13 tundi. Sa lähed, sõidad tööle, seal pead 10 minutit varem kohal olema. Sa ei saa 0-0 koju, ehk siis pane lisatund otsa. Ja tegelikult veedad sa oma tööpäeva ühes päevas 13 tundi seal, siis sa tuled koju, siis sul on vaja süüa midagi õhtust, kui sa ei ole omale ka õhtusöök ette preppinud, sul on vaja ennast pesta ja sa lähed magama. Ja proovi seda teha 5 kuud jutti. Ja nagu ma tean, et on inimesi, kes teevad 12 kuud jutti. Ma ei tea, kuidas. Väga vau. Jah, igal juhul. Ja siis ma tahan lihtsalt öelda, et mida sa siis sellel nagu vabal päeval teed, kui sul on see 1 vaba päev. Sa reaalselt tõusid üles, sa oled täiesti nagu pohmellis, kuigi alkoholi pole joonud, on ja. Sa keha kõik asjad on valusad. Sa lähed poodi, kui sa ei ole eeltellimust teinud, ette tellinud on ja. Sa lähed poodi, sa ostad kogu nädala toidu ära, hügieeni asjad, bla bla bla. Ja siis sa tuled koju ja siis sa kokad terve nädala toidu ette. Siis sa pesed pesu, siis sa kuivatad, siis sa paned need tagasi kappi ja siis ongi päev läbi. Jah.
ja selline on sinu elu, nii et Jah. tere tulemast kõik, kes sa tahad Austraaliasse tulla. Eksootiline Austraalia. Eksootiline Austraalia, aga see on jälle, sa võid vabalt tulla Austraaliasse, elada Sydneys, käia esmaspäevast, käia mingi graafiku alusel kohvikus tööl, keegi ei keela sul seda teha. Me räägime praegu seda, kui sa tahad raha kokku Kui koguda. sa tahad raha kühveldada, siis see on see elu ja Kuskilt peab need ohverdused tulema. kuskilt tuleb ohverdus, raha niisama nalja tegemise eest ei anta, et ega ta kerge ei ole, aga samas jällegi seal No, maisiliin oli raskem kui seal Jaa, Cottonis ja Veinikas, eks ole, ja sai 2 korda vähem palka. Ja sul ei ole otseselt vaja midagi selleks teha, et sinna saada ka vaata. Just. Et sellist pappi teenida suures pildis vaata. Just. Et lihtsalt kui sinu eesmärk ongi, ma ei tea, ma tahan kodu osta, mul on koduraha vaja, sissemaksu raha, mis on üks kõige levinumaid asju, miks inimesed siia tulevad. Või siis nagu meie kogusime raha lihtsalt selleks, et me tahtsime pool aastat lihtsalt ringi chillida. Ja siis oligi see, et iga hommiku, kui ma tööle läksin, siis me ostame vänni, järgmised pool aastat ma elan ainult ookeani ääres, mingi hullusärgis juba vaata niimoodi, et noh, mis on kellegi motivatsioon, siis tegelikult sul on võimalik selle nagu poole aastaga jõhker papp kokku koguda, et siis minna tagasi koju, osta maja või siis elada nagu Austraalias elada 6 kuud. Niimoodi, et sa ei käi tööl. Kõva värk, eks ole. Ja sa reisid ringi ja me ei olnud ainult nagu, ei elanud ainult telgis ja ei käinud väljas söömas, et me käisime snorkeldamas, paaditrippidel, kõik nii-öelda need asjad me tegime ära. Jaa. Nii et, aga noh, õhus see raha meil ei tulnud, vaata. Just. Nii et rassisime kõvasti tööd teha ja ma ütleks, et minu mäletamist mööda oli kohe nagu oktoobris oli see plaan, et me ostame nüüd, mitte oktoobris, vabandust, aprillis, kui me alustasime Cottonit, et nüüd me ostame vänni ja siis me müüme auto maha ja lähme vänniga tripima, kui farmikad on tehtud, on ju. See on alati siuke samamoodi nagu praegu on selle kolimise ja et mingi hetk, et noh, tundub nagu mega lahe ju. Et nagu ostad vänni või valid endale maja, kuhu elama minna, oh my god, ma valin. Ma igaks juhuks ütlen, et vänn on siis siuke minibuss või? Buss. Jah. Lihtsalt igaks juhuks, osad inimesed ei tea, ma Eestis ühtede inimestega rääkisin ja noh, kõik inimesed ei tea lihtsalt igaks juhuks. Buss, nagu Ford Transit. Ford Transit, Mercedes see Sprinter, eks ole, siuke buss, noh, millega, mina ei tea, kolimisteenus või kuller ringi sõidab, eks ole. Aga et see tundub... Seal taga võivad ju täiesti vabad mingi ismed ka olla ju. Jah, on siuksed mingid 12-kohalised või midagi siuksed. Nii et ehk siis ma tõmbaks nagu väga hea paralleeli, et see just nagu kolimine, mis me läbi tegime, kuigi see oli nagu meil kiirendatud ja stressi rohkem, siis ma ütleks, et need on nagu lõppkokkuvõttes väga sarnased. Et kui sa mõtled selle peale, siis on mingi, ma juba tahaks, et mul oleks siuke aeg, kus ma vaatan endale kas mingi oma kodu või vänni, on ju. Aga see oligi meie päris kodu. No oligi, aga siis, kui sa päriselt hakkad neid vaatama, siis saab närvi nii mustaks. Sellepärast, et siin on see vale, siin on see vale, see nii palju läbi sõitnud, no igal pool on midagi, eks ole. Ja siis samal ajal sa oled talbis, sa oled pärapõrgus, eks sul ei ole võimalik keegi ei müü talbis vänni. Kõik müüvad Brisbane'is, Gold Coastil, 3-4 tunni kaugusel. Arvestades, kus me praegu oleme, siis meil oli vänni vaatamiseks olime väga heas kohas. Et 3 tundi minna Brisbane'i või Gold Coastil on okei, kus sa siit lähed, vaata. No jah, aga siis meil ei olnud ei aega ega midagi, on ju. Praegu on sul aega või? No oleks rohkem kui siis. Okei. Igastahes, et see oli lihtsalt nagu ma mäletan, see oli siuke, sest et see kestis mingi 2 kuud ja kopp oli täiesti ees. Nagu vänni otsimine. Minu meelest me ei alustanud päris aprillis. Mai-juuni. Mai algusest. Ja ikka see, ma ei tea, kas sa mäletad enam, aga närvid olid nii mustad. Mina vist olen nagu kogu aeg nagu kõikide autode asjadega, et see õige ühel hetkel tuleb. Et sa käid lihtsalt sul... kui sa midagi otsid, siis ühel hetkel see marketplace'is käimine saab nagu iga hommiku ja lõuna ja õhtu ja nii edasi, et sa käid mul on praegu see marketplace'i värk. Nojah, siis ma kolisime just. Et siis nagu sul saab harjumuspäraseks see ja siis ongi, et okei, see ei sobi, siis tundub jälle siuke,
täiesti mõttetu nagu lootusetu olukord on ju, aga see on mingi, aga küll see õige auto või õige vänn või mingi selliste asjadega mina olen minu meelest alati just see, et küll see tuleb õigel ajal, sest nagu niikuinii ma järgmised 2 kuud mitte kuhugi siit ei lähe, et meil on aega sellega tegeleda. Ja ma mäletan meie esimest siis, me nägime siis enda vänni. Ma mäletan, kui me seda nägime, see oli $25,000. Ei olnud. Oli küll? Ei olnud. Alguses. See on siis oli kordagi 22. 20 oli maksimum. Ei olnud. Oli. Ei olnud. Oli. Kindlalt, mina mäletan, ta oli 25, aga okei, siis ta oli 22,000, sellepärast, et kui me seda vänni essat korda vaatasime, siis me vaatasime, et okei, see on veits kallis. Seda me ei saa endale lubada. See ei olnud kindlalt ja siis nad olid alla lasknud selle ja see oli hullult kaua oli üleval, me nägime seda vänni, aga me maitsime kohe selle vänni maha, et ei, seda me ei osta. Liiga kallis. Ja siis mingi hetk mina või sina, jumala palju aega oli mööda läinud, kui me nägime, et see vänn oli 19,000 pandud üles. Algus oli 20 ja siis pärast oli 18. Ma jään kindlalt enda 22 ei, juurde. Ma tean 100%. No vahet ei ole. Brenda, meil on nagu, kui sa oled kunagi ühte asja mulle öelnud, siis on see, et sul numbrite peale pole hea mälu. nii et me jääme minu numbrite juurde siin praegu. Ei kindlalt 25-ga. Ei no ma ei mäleta tõesti mingeid ajaloolisi asju või ma ei tea mingeid selliseid, ei paku huvi on ja, aga 22,000 kindlalt ei oli. Ei olnud, 100%. Mina jään enda juurde, see enda juurde. Lähme edasi, see ei ole üldse oluline. Aga ta oli jah, siuke kole, kõledate piltidega. Positiivne oli see, et vänn oli suhteliselt vähe läbi sõitnud, mingi 180,000 ainult ja Austraalias 180,000 on vähe läbi sõitnud. Eestis võib-olla inimesed kuulavad on mingi 180. Austis isegi nagu 300 on siuke, veits on palju vaata, aga ma ei tea, paneb veel otsa. Ma tuleks korra selle juurde, et kui me vänne vaatasime, vaata, neid vänne on erinevaid. On need nii-öelda need madalamad, pisemad vännid, ma ei tea nende mingid päris neid nimetusi või marke või ma ei tea. Aga mäletan üli hästi, et kui me hakkasime vänni vaatama, siis kui sa seda Ford Transitit ja seda näitasid, siis ma mingi nii suur või, et kas ma võtan nii suure, siis sinu üks kriteerium oli see, et kui me oleme 6 kuud õues, et siis kodu peab olema selline, et sa saatsid seal püsti seista. Jah, ma ei ole seal mingi 6 kuud nagu mingi veiderkoopa inimene. Ja me tahtsime, et kuna me olime just tulnud autoga trippimast ju mingi 4 kuud või midagi, et siis meil oli see, et kindlasti peab saama toas süüa teha. Et köök peab olema toas, et loomulikult meil on oma toolid, lauad, värgid, särgid, et enamik ajast saad õues süüa ja sul on ka vännil oli see kõik katusalused asjad, aga et on võimalik toas teha, kui vihma sajab ja nii edasi, sest me lõpuks elame. Järgmised 6 kuud õues oli meie plaan. Just. Nii et vaatasime seal, aga lõpuks jah, no mina mäletan niimoodi, vahet ei ole, mis need numbrid siis olid, mina mäletan, et oli 20,000, siis me viskasime kohe selle välja, nägi kõle, veits kole, ma ei tea, ei kerind. Oota, meie vännist räägid või? Meie vännist. Ei, mis asja, ma mäletan hoopis teistmoodi. Sa mäletad hoopis teistmoodi või? Yeah. Mina mäletan, et see oli kõle, kole, viskasime kohe välja. See oli kallis. Asi oli selles, aga see oli ainuke vänn, mis oli reaalselt nagu vänn, kus ma ütlesin, et ma tean, et sellest vännist saab teha ilusa vänni. Seda sa ütlesid hiljem. Alguses sa olid mingi mäletad seda sinist värvi nendel piltidel või? No jah, aga see oli suvaline svamm, sinna paned voodiriided ja... No võtta, alguses sa ei öelnud seda. Nagu selle majagagi. Jah, selle majagagi kohutavad, kiviplaadid ja kohutavad. Ei, jumal lähedame need kiviplaadid. No ma olin nagu... halvasti meelestatud. Nii et algus me viskasime kohe selle vänni välja ja siis oligi mingi 6 aega hiljem, mingi hetk sa vaatad neid samu kuulutusi mingi 16 korda lihtsalt sealt, et midagi uut ei ole tulnud ja sa oled 12 tundi, oled Cottonis tööl ja siis sa lihtsalt scrollidki seal oma pausidel ja asju Facebook Marketplace'i on ju. Ja siis igastahes nad lasid mingi 18,000 peale äkki või? 19. No vahet ei ole. See on väga suur vahe, sellepärast, et sealt tuleb hea lugu vaata. Aga 19 oli see lõpuasi, kui me nendega ühendust võtsime. Ja siis oligi see, et et mul oleks, et ilmselt ma tahaks vaadata enne, aga kuidagi keeruline. Et siis oli see, et davai, et me tellime selle mobiilse mehaaniku, kes teeb siis selle ostueelse kontrolli. Ja
tellisin ära, maksin $180, seda mäletan väga hästi. Ja siis mingi päev hiljem ta siis helistas mulle, saatis raporti ja ütles siis kõik asjad, mis valesti olid. Ja ütles, et tema vist, et sinna on ikka päris mitu $1000 vaja panna, et tema vist ostaks 13-ga. Et ta vist ütles midagi sükest, et ta eeldab kuskil $3,000–4,000 parandustele. Mina mäletan mingit sükest versiooni. Jah. Ja see oligi mingisugune, et kuna ta oli 19-ga, siis sealt oligi, et 15-16 pakuks tema sellele. See oli nagu 2 otsaga asi, eks ole, vähemalt nüüd me teadsime, mis seal autol või vänil viga on, aga samas siis oli siuke, et kas me tahame siis selle kõigega tegeleda, eks ole, et ostame vänni ja siis hakkame seal mingi parandama ja putitama. Et see oli siuke... Seal olid minu meelest olid nagu suht sellised nagu mingid asjad olid tõesti siuksed tilulilu asjad, et mind isegi juvita, et nagu kuskil mingi kriipsud ja no see ma ei jah, tea, see oli suva. Et mingeid asju pidi tegema, ma ei mäleta, millega ja kuidas see seotud oli. No kõige suurem asi oli, mehaanik ütles, et nii-öelda vedrustus on läbi. Jah, seda mäletan mina ka, et põhimõtteliselt mingi asi, mis peaks olema kaar, ei olnud kaar, oli mingi asi sirge ja et vedrustus mingi jama oli, et sinna läheb mingi 1500 või midagi sellist. Kui mitte 2. Jah, aga põhimõtteliselt oligi, mehaanik käis vaatas üle, meie ise käisime tööl ja saime mehaanikult ülihea ülevaate, ta saatis kõik kirjad, ta helistas, saatis pildid. Ja meie siis, kuna see tolleks hetkeks tegelikult me ei ole vänni nagu sisustust, see vänn tegelikult oli väga hea vänn, ta oli ilus vänn, kui enamasti olid kõik inimesed, kes siin aussis nagu kõik nii-öelda ilusad, korralikud vännid, maksavad 40-50 000 on ja. No see 40-50 000 oli paar aastat tagasi, praegu nüüd pigem räägime 60-70 000. Aga nagu kui me räägime selliste backeri kokku klopsitud vännidest, siis tavaliselt need jäid võib-olla sinna hinnaklassi, millest me räägime. Ja siis nad olid nagu koledad kõik. Et ja tõesti vanad. Nagu mingi, nii vanad, ega meil ka uus see ei olnud ju, mis oli 2001. 2001 meil oli jumal tutikas, selle aastatuhande masina, come on. Aga point siis see, et see oli tõesti, ta oli sees tehtud puidust. Ta nägi tegelikult väga ilus välja, et kui sa nagu küljeukse lahti tõmbad, siis sisse minnes on kohe kööginurk, külmkapp, maast laeni kapp, ehk mis oli riidekapp on ju. Siis oli voodi oli tegelikult tehtud nii, et voodit oli võimalik ka panna nagu kokku, ehk siis ta oli diivan ja seal keskel oli laud. Üleval voodi kohal olid ka panipaigad ja tagant käisid uksed lahti ja nii edasi, et ta oli nagu kõik oli ehitatud puidust, mingid head panipaigad olid tehtud, voodi all oli tehtud panipaigad, et nagu ta kõik nägi selles mõttes, et nagu kui sul on kõik tehtud puidust, üks sama stiil, maas on parkett, siis pane sinna juurde igasugu ilusaid nipsasjakesi ja sul on mega ilus kodu. Aga kui see on kokku klopsitud mingist jamast, mingist kõige nagu iga liist oma värvi ja nii edasi, siis nagu sul ei ole lõpuks seal midagi teha. Just. Ja meie siis saime ikkagi nagu see vänn, nii-öelda see põhi oli tehtud väga hästi, jah, siin oli lõigatud mingid koledad narmalised kardinad on ja siis seal oli mingi õudne sinine svamm, mis oli madrats, nagu madrats oligi svammist ja nii edasi, siis oligi mingi okei, et nagu paneme siia kardinad, siia paneme mingi pildikese, siia paneme taime, õmblen uued kardinad, ma ostsin õmblusmasina, sest kus sa saad selliseid kardinaid, me tahtsime kui me midagi teeme, siis me juba teeme, et see ei ole, et ma ostan mingi enam-vähem okei kanga kuskilt ja siis lõikab midagi välja, ei. Me ostsime pimendavad, on nii või? Vist jah. Kardinad, ehk siis nagu see koht, kus seal tagant uksed täiesti lahti lähevad, seal oli ju aknad. Sinna siis ma õmblesin meile pimendavad kardinad, siis see küljeuks, kus kohast oli, seal oli tegelikult mingi sääsevõrgusüsteem tehtud, aga ma tahtsin, minu unistuses oli kogu aeg see, et kui ma olen ookeani ääres, ma teen tagant vännil need uksed lahti, vaata niimoodi. Ja siis seal on see pitskardin, mis niimoodi ookeani tuules lehvib niimoodi. Jaa.
see oli minu unistus, see oli kogu aeg niisugune pilt mul kunagi silme ees. Ja siis me läksime, ostsime need pitskardinad, me paigaldasime need sinna, aga musi ostame enne vänni ka ära ja siis... jah, ühesõnaga, kõik see, mis ma tegin, aga me rääkisime seda enne, kui me ostsime vänni. Absoluutselt, jah. Et selle koledas vammi sinise asja kaotame ära, paneme oma ilusad voodipesud, paneme siia, sinna igasugu asju, oskame küll ja me teeme sellest väga mõnusa ja ilusa kodu. Just. Aga see käib alati enne, kui me ju ostame maja või tähendab maja ja vänni või mis iganes. Et me peame ette kujutama, kuidas see töötaks. Muidu ei saa. Nii et see oli siis meie vaimusilmas. Öeldakse niimoodi. Jah. Ja siis minu arust oli niimoodi, et kui me saime lõpuks siis selle mehaaniku andmed kõik, siis mina mäletan, et ma pakkusin neile 14 000 ja nad ei olnud nõus sellega, aga edasi-tagasi rääkisime seal päev või 2 ja siis lõpuks leppisime hinnas kokku siis 16 500. Ja siis minu arust ma veel ütlesin neile, minu arust kui ma ei eksi, siis meil oli mingi teisipäev või kolmapäevane päev ja meil oli ainuke vaba päev pühapäeval. Siis ma ütlesin, et ma pühapäeval võin järgi tulla ja siis mingi, me peame hakkama liikuma juba ja siis nad vist pakkusid, et 1050 $ eest toovad ära, siis ma mingi väga hea, mul oleks mingi 3 sotti läinud kütuse peale edasi-tagasi, nii et jah, sellega läks hästi, nii et me panime 16 500 ja oli meil vänn olemas, mis tol ajal siis oli, ma ei tea, mingi 10-11 000 eurot äkki või? Jah. Ja loomulikult me pidime sinna juurde veel raha panema, igasugu asju tegema, aga see vaidlus vist, selles mõttes oligi, et mis vaidlus, et meie, nemad müüvad vänni 19 000-ga, meie saatsime mehaaniku sinna, sest meil endal polnud aega ja mehaanik andis meile kirjalikult kõik, mis tema sealt leidis ja siis sina andsid omapoolse pakkumise, millega nad ei olnud nõus ja sinna oleks ka asi katki jäänud tegelikult ju. Jah. Aga et siis me lõpuks ikkagi nii väga tahtsime seda vänni ja nemad tulid vastu ja tegelikult meil oligi siis ju mehaaniku nii-öelda paberid ette näidata, et näed, et ma niisama ei taha ju mingi pool odavamalt teie vänni saada, vaid seal olid need asjad. Ja ma mäletan, kui me sellest vännist, siis oligi ma ju seal Puuks and Backsis istusin nagu hull on ja mõtlesin selle vänni peale, unistasin ja oi, kui lahe, kui me selle vänniga ringi sõidame. Mul oli iga detail seal vännis juba välja mõeldud. Raudselt oli see õmblusmasin ka juba ära tellitud, vaata. Võimalik ei võimalikult oli, et kardinad tuleb nii õmmelda, on ju. Ja... Mõtlesime õmblusmasinad on täiesti haige nii. Kas me otsime ainult nende kardinate pärast õmblusmasinad või? Jah. 2 väikse kardina pärast. No jaa, mulle muidu nagu, see oli nagu veid. Ma oleks võinud õmbleja juurde viia ja... Jaa, aga ma oskan ise. Meil on siiamaani see õmblusmasin olemas. Oodake, ma lähen toon selle õmblusmasina, ma näitan. Nii et Brenda toob kohe teile õmblusmasina. Tuletan meelde lihtsalt, et me räägime hetkel aastast 2021 kuskil juunikuu. Ehk siis viimased 4 aastat, 4,5 aastat on see õmblusmasin meiega ringi trippinud, kui me trippisime vänniga ringi, kui me oleme siin kolinud mitu korda. Kõik need korrad on see õmblusmasin kaasas käinud meiega. Nii et kes nüüd vaatab, see näeb, kes kuulab, siis lauale on tekkinud mini roosat värvi õmblusmasin. Ja vaata, kui tegelikult, kui me siia kõrvale nagu seisan, siis tegelikult on näha, et on tõesti mini, et see on okei, et me oleme teda kaasas vedanud ja kui ta on nii lahe ka, vaadake. Ei ole üldse suur ja... Jah, nii et ma ei oska midagi öelda. Ma isegi ei tea. Ma ei ole mitte kunagi enne mõelnud, miks me selle ostsime. No aga vist oligi see, et aga mis me siis tegema hakkame? Kuule, aga kas meil ei olnud plaanis teha siis seda mingi särkide businessit? Ei, see ei olnud, minul ei olnud kordagi plaanis, et sina... Aga mina olen... selles mõttes käsitööga elus väga palju kokku puutunud ja hobide kollektsionär. Ehk siis võib-olla siis äkki oli mingi plaan, et ma võib-olla õmblen midagi. Mul oli vaata mingisugused kleidid, mis ma mingi pooleks lõikasin ja tegin mingi ülemisest osast pluusi ja alumisest osast seeliku ja mingid sükst asju ka. Okei, sa oled tõesti kasutanud seda paar korda veel.
nii et võib-olla siis sai see ka rohkem selle pointiga ostetud, ma ei tea. Aga meil on see garage sale tulemas ju. Ei, ma ei müü seda maha naljatada. See on ülihea asi, nagu ma isegi ei teadnud, mul oli see meelest läinud, aga kui me nüüd kolisime, siis ma nägin seda, siis ma mingi, oh my god, ma hakkan õmblema midagi. Küll varsti läheb jälle meelest ära, kui see seal kapinurgas järgmist 2 aastat on. Ei, ta ei ole vaata peidus, ma teen kapi ukse lahti, siis ma kohe näen seda. Igal juhul. Ma aasta pärast annan teile teada, mitu korda ma siin välja on tulnud kapist. Mega nunnu on, alguses ma mõtlesin, ma panen ta nagu vannituppa nagu sisekujunduselemendiks. No mega nunnu, panen ta praegu ära siit eest. Aga jah, tegelikult natuke imel, no aga ma ütlesin, et me ei tee asju suvaliselt. No jah. Et me ostsime siis selle korraliku pimedava kardina, mis kusjuures toimis üli hästi ka. Väga hästi. Ja sellega me saime, tõesti see oli nagu ilusti, sama hästi tegelikult suva ju oleks lihtsalt lõiganud ääred ja need asi. Ei, see pidi olema ääred õmmeldud ilusti. Ja tegelikult nagu point oli see, miks suva need ääred tegelikult meil oli vaja see sinna nagu selle mis asi see oli, no mingi trossi otsa. Mingi trossi otsa oli vaja see panna, see on ju sul vaja kinni õmmelda. Ja ma ei hakka kardinaid õmblema käsitsi. Nii et ju siis selle pärast sai see. Kas sa mäletad, kui palju see maksis või? Ma arvan, et see ei maksnud palju, see mingi mini õmblusmasin. $150. Ei, vähem. $100. Vähem. Ma arvan, et see on mingi $80 või midagi sukest. Ja meil raha oli selle ajal nii palju. Ma ei tea, vähesõnaga. Meie nagu see, kõik sellised asjad ongi see, et pärast saab maha müüa ju. Jah, aga me lihtsalt tavaliselt selle maha müümiseni me ei jõua kunagi. Me oleme kõik oma kämpimise asjad maha müünud. Pole ühtegi asja. Ja meil on olnud väga mitu erinevad komplekti neid. Sellist müüsime maha, sest kas me ossime parema või siis me vänni ei mahtunud enam. Jah, no igal juhul me siis, need tüübid oli siis 3 kutti tegelikult, kes omasid seda vänni ja neil oli veel niimoodi ehitatud see, et üks madrats läks nagu justkui voodi alla. Ehk siis üks tüüp magas neil voodi all, vaata. Jah, oli jah. ja ühesõnaga, me siis saime vänni. Ma mäletan üli hästi, kui Hans tuli ja ütles, et nad olid nõus. Ja ma mäletan seda, et sa ütlesid, et nad toovad selle ise ära. Jah, $50. $50. Nagu reaalselt kütus maksab rohkem. Või siis võimalik, et ma pakkusin $100 ka, ma ei mäleta, aga see oli väga odav. Ja siis me ju saime töölt vabaks, me küsisime lõuna ajal vabaks, me käisime siis ära. Jah, mis on töölt vabaks, aga me lihtsalt saime kokku nendega. Saime kokku. Ma mäletan, et mäletan seda raha ülekandmist, kui sa kannad 16,500 lihtsalt kuskile ära, vaata. Ja siis oli ka see, et ma mäletan, et kui see vänn meil maja ees oli, siis oligi proovisõitu tahate teha, siis me mingi, kui ta kullakalt siia praegu sõitsite, et mis proovisõitu me enam teeme, vaata. Et nagu, jah. Aga me vist tegime, ei teinud. Ei, me tegime mingi kvartali ringi tegime ikka vist, jah. Ja ma arvan, et selle vänni me ossime juuli lõpus või augusti alguses. Juuli lõpus, ma arvan, juuli keskpaigas. Ma isegi tegelikult väga huvitav, mul praegu ei ole seda, aga mul on Google Fotos ja see on ostumüügileping on ka, nii et seal on kirjas, millal me täpselt selle ostsime, nii et ma olen suht kindel, et see oli juulikuus. Nii et niimoodi me jõudsime 2021. aasta juulikuusse, keset talve, ehk siis, et mitte segamini ajada ilusa Eesti juuliga, kuigi ega see alati ka ilus ei ole, meil oli see aasta väga ilus, juba läheb jälle lappa, igastahes. Olime just uue kodu, ratastel kodu endal ostnud, ülimalt õnnelikud. Ja nüüd me hakkame seda, kuigi seal oli juba sisse ehitatud, siis seal oli väga palju asju, mis me tahtsime muuta. Nagu juba räägitud, mehaanika andis pikka nimekirja asju, mida tuleb parandama hakata tuhandete ja tuhandete dollarite eest, eks ole. Nii et ma arvan, et siin ongi hea koht, kus me tõmbame täna selle episoodile joone alla. Minu mure oli siis kardinad, padjakesed, lillekesed, et kuidas siis teha sellest vännist kodu. Ja minu mure oli elektrisüsteem, et vänn sõidaks ka kuhugi, akud laeks, külmkapp töötaks. Meil oli päikesepaneel ka seal. Petsupatid, nii et see oli minu rada. Nii et nüüd järgmises episoodis räägimegi teile siis, kuidas me seda vänni hakkasime sisustama, mis me lõpuks sellest kottonitööst arvasime
Kas meile meeldis, kas meile ei meeldinud, eks me siin natuke võib-olla selles osas oleme juba rääkinud, aga jah, jätkame järgmises. Ma arvan, et ongi vahepeal on olnud siuksed nagu tööd ja kuna need veinika asjad olid vahepeal nagu teistes episoodides räägitud, siis võib-olla eelmine oli siuke nagu veits siuke vahepealne episood, siis ma arvan, et nagu tänane episood oli siuke nagu midagi uut siia ellu, midagi lahedat ja nüüd järgmises episoodis, ma ei tea, kas me järgmises episoodis jõuame sinna, aga järgmises episoodis algab reaalselt meie elu täiesti uus peatükk, kus kohas me siis oma kodu loome ja sealt tuleb edasi minu elu kõige parem reis või trip või minu elu kõige ägedam 6 kuud, mis mul üldse kunagi olnud on. 5 kuud. Okei. Nii et jah, ei tea, kas nendeni veel jõuame järgmises episoodis. Aga... No ülejärgmises kui järgmises, nagu meie lugu 10, mis osa meil üldse on praegu? Meie lugu 9 vist praegu ja kellel on, ma kahjuks Spotify's ei saa seda teha, aga YouTube'is ma saan teha, nii et YouTube'is on täiesti olemas ka meie lugu playlist, kus ongi kõik meie loo episoodid olemas. Nii et kui on mõni, mis on kuulamata jäänud või keegi, kes tahab algusest peale kuulata, siis see on arvatavasti kõige mugavam koht, kus seda teha, sest seal on juba kõik. Ja lähed YouTube'i, seal on playlist, valid playlisti ja sealt validki siis meie lood. Ja jah, 10. ja 11. osa siis tulevad arvatavasti need, kus kohas me lähme sinna tripile. Just. Ja nii et suur aitäh, et te jälle olite meiega, kuulasite seda meie lugu. On sul veel midagi lisada, Brenda? Tšau! Tšauki, tšau!